Kaubandusläbirääkimised USA ja Kanada vahel kukkusid läbi ning me näeme, kuidas Donald Trumpi kaubandussõda naaseb taas. Ameerika meedia juba kirjutab, et mõlemad pooled teatasid uute kõrgete tollimaksude kehtestamisest, mida iseloomustatakse kui, tsiteerin, pretsedenditu suhete katkemine Ameerika Ühendriikide suuruselt teise kaubanduspartneriga. Washington on juba kehtestanud 50 tollimaksu enamikele Kanada kaupadele ning Ottawa lubas vastata samasuguste meetmetega. Läbirääkimised Trumpi ja peaminister Carney ning kahe riigi kaubanduse esindajate vahel kestsid kogu nädala. Eelmisel päeval jõudis Ameerika president isegi teatada kokkuleppe saavutamisest, kuid täpsustas, et see tuleb veel lõplikult vormistada. Trumpil on, nagu öeldakse, ikka nagu alati. Kõigepealt kuulutas tehingu välja ja siis ise kukutas selle läbi. USA kaubandusesindaja Jameson Greer teatas, et Washington pakkus Kanadale soodsamaid tingimusi kui teistele suurtele eksportijatele. Tema sõnul hõlmas Ameerika pakkumine olulist tollimaksude vähendamist terasele, alumiiniumile, autodele ja saematerjalile. Kuid Kanada peaminister nimetas seda järeleandmist jamaks ja ütles, et see ei vasta tema riigi huvidele. Üldiselt vaatame seda teemat põhjalikult ja vastame küsimusele, kas Donald Trumpi kaubandussõda tõesti naaseb taas täies mahus. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätka oma kommentaar. Niisiis, Kanada ja Ameerika Ühendriikide vahelised kaubandusläbirääkimised kukkusid läbi viimasel minutil reede õhtul idaranniku aja järgi, mis taas sütitas kaubandussõja Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahel. Samas lubas Ottawa kehtestada samasugused tollimaksud nagu Washington. Hoolimata mõlema poole julgustavatest avaldustest, et peagi saavutatakse kokkulepe, mis võimaldab vältida 50 Ameerika tollimaksu mitmetele Kanada kaupadele. Läbirääkimised on ummikusse jooksnud ja Kanada peaminister Mark Carney teatas, et naaberriigid ei suutnud saavutada kokkulepet, mis on vajalik Kanada eesmärkide saavutamiseks. Järgneb tema tsitaat. Selle tulemusena otsustasin täna õhtul peatada kaubandusläbirääkimised USA-ga ja andsin Kanada läbirääkijatele korralduse naasta Ottavasse. Praegu on jõustunud 50% tollimaksud Kanada kaupadele, mille väärtus on $20 miljardit. Ja Carney vastas kohe, tsitaat. Kanada kehtestab täiel määral vastavad tollimaksud, et kaitsta meie töötajaid ja ettevõtteid. Trump ja Carney, samuti mõlema riigi kõrged kaubandusametnikud, olid kogu nädala vältel otseses kontaktis. Pärast seda, kui Trump andis isegi 3-päevase ajapikenduse tollimaksude kehtestamiseks ja teatas, et kokkulepe on tegelikult juba valmis, jäänud on vaid see lõplikult vormistada. Järgneb Trumpi tsitaat. 4 päevast. Me jõudsime Kanadaga kokkuleppele, kuigi see vajab veel lõplikku dokumentide vormistamist. Lõpuks, nagu te aru saite, dokumente valmis ei saanudki. Ja Trump kiirustas tehingu väljakuulutamisega. Samal ajal hakkas USA kaubanduse esindaja Jameson Greer end õigustama ja väitis, et väidetavalt pakkusid USA Kanadale üliägedaid tingimusi, kuid Ottawa keeldus neist. Edasi tuleb Greeri tsitaat. Vaatamata USA pakkumisele Kanadale, et anda talle paremaid tingimusi kui ühelegi teisele suurele eksportijale meie turule, uued nõuded ja Kanada loobumine teistest kohustustest rikkusid hoolikalt tasakaalustatud kompromissi, mis oli viimastel päevadel saavutatud. Meie ettepanek sisaldas märkimisväärset terasetollide vähendamist, alumiiniumi, autode ja saematerjali tollide vähendamist, samuti ajaloolise majandusliku partnerluse ja riikliku julgeolekupartnerluse. Kuid Mark Carney ütles seejärel, et muudatused USA-ga sõlmitud lepingu tingimustes viimasel hetkel tehtud muudatused olid, tsiteerin, ebaõiglased, mitte tasuvad ja seadsid kahtluse alla igasuguse tehingu usaldusväärsuse Washingtoniga. Kuigi ta pole veel üksikasju esitanud, kuid üldiselt on oluline meeles pidada, et viimane konflikt oli vaid tagajärg kaubandussuhete pidevale halvenemisele alates Donald Trumpi presidendiks naasmisest. Trump kehtestas tariifid Kanada peamistele tööstusharudele, sealhulgas autotööstusele, terase- ja alumiiniumitööstusele, samal ajal kui Kanada vastas omapoolsete meetmetega.
kuigi Carney tühistas eelmisel aastal oma kõige ulatuslikumad vastumeetmed, Trumpi ärritasid endiselt Kanada provintsivõimude kehtestatud keelud näiteks Ameerika alkoholile. Ta ütles, et see pole õiglane. Ja nüüd, täna öösel jõustunud tollimaksud on suhteliselt piiratud ulatusega ja hõlmavad Kanadast imporditud kaupu umbes $20 miljardit väärtuses. See on umbes 5% kogu kauba väärtusest, mis eelmisel aastal imporditi USA-sse selle põhjanaabrilt. Iseenesest ei avanda need tõenäoliselt märkimisväärset mõju Ameerika tarbijatele, kes juba niigi kannatavad kõrgete bensiinihindade tõttu, mis on Donald Trumpi sõja tagajärg Iraaniga. Tõsisem probleem on kaubandussõda, mida need tollimaksud taas õhutavad. Oma reedeses avalduses ütles Mark Carney, et tema valitsus võtab kasutusele täiendavad meetmed Kanada töötajate ja ettevõtete toetamiseks. Lisaks peaaegu $25 miljardile, mis on viimase 18 kuu jooksul toetusena antud. Ta ütles, et Kanada majanduskasv kiireneb ja Ottawa ei luba ühelgi riigil Kanada tulevikku määrata. Seetõttu on ilmne, et Carney on valmis lõpuni võitlema ega tee Trumpile järeleandmisi. Tahan märkida, et Ameerika Ühendriigid tõepoolest kaalusid võimalust vähendada Kanada terase, alumiiniumi ja autode tollimakse. Teraselt ja alumiiniumilt võeti tollimaksu 50% ning USA võimud kaalusid võimalust neid poole võrra vähendada, ehk siis 25%-ni. Samal ajal kehtisid Kanada autodele 25%-lised tollimaksud, kusjuures tollimakse rakendati ainult komponentidele, mis olid toodetud väljaspool USA-d, mis võimaldas autotootjatel Ameerika detailide maksumuse maha arvata sellest auto osast, millele tollimaksud kehtisid. Ja nüüd arutasid USA võimud võimalust vähendada seda määra 15%-ni. See oli vastus sellele, et Trump on juba ammu kurtnud piirangute üle, mida Kanada kehtestab Ameerika piimatootjatele oma toodete müümisel Kanada piimaturul. Kuigi riik lubab Ameerika piimatoodet importi oma turule, piirab ta siiski impordimahtusid kvootide abil. Ja import, mis ületab neid kvoote, võib olla maksustatud ülikõrgete tollimaksudega, mis sisuliselt piirab Ameerika piimatoodete edasist müüki sellel turul. Ja veel midagi huvitavat. Nende tollimaksude kehtestamiseks kasutab Trump vähetuntud 30. aastate seadust, mis ei ole kunagi varem sellisel viisil tollimaksude kehtestamiseks kasutatud. See samm seisab peaaegu kindlasti silmitsi juriidiliste probleemidega, nagu ka paljud teised Trumpi administratsiooni katsed kehtestada uusi tollimakse. Aga kui kohtud ei keela Trumpil seda seadust sellisel viisil kasutada, võib see anda talle võimsa uue meetodi kehtestada kuni 50% tollimakse Kanada ja võib-olla ka teiste partnerite kaupadele. Iga kord, kui tema administratsioon leiab, et nad väidetavalt kahjustavad Ameerika kaubandust. Erinevalt mõnest teisest seadusest, millele Trump on tuginenud ja taastades oma ulatusliku tariifirežiimi pärast ülemkohtu otsust selle aasta alguses. See kaubandusseadus tuntud kui paragrahv 338 ja ilmselt ei sea tollimaksudele mingeid ajalisi piiranguid. See tähendab, et selle seaduse alusel kehtestatud tollimaksud, mis on peaaegu 100 aastat vanad, võivad jääda kehtima määramata ajaks, kui just Trump või tulevane president ei otsusta neid tühistada. Ja mis veel oluline, hetkel ei ole Donald Trump kehtestanud tollimakse paljudele kaupadele, mille tarnimisel sõltuvad USA oluliselt Kanadast. Sealhulgas energiatooted, olulised maavarad ja kala. Aga nagu te aru saate, võib see igal hetkel muutuda. Nii et tundub, et Donald Trumpi kaubandussõda on siiski tagasi. Siin panen 3 punkti. Teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle osa kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage jätta laiki. Ja kindlasti vaadake järgmist osa sellel YouTube'i kanalil, praegu näete selle linki oma ekraanil. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!